ja seal olles selles väikeses kalurikülas ma tundsin midagi on nagu veel õhus, ma ei saa aru, mis asi see on, tuleb nagu vaadata või tunnetada, et mis värk on. Ja iga kord, kui ma tahtsin sealt külast ära minna, mind nagu lükati tagasi. Ükskõik, kas siis oli sõbranna laeva vaja seal valvata või kellelegi appi minna või lihtsalt mingi situatsioon. Ja ühel päeval siis oligi see maagiline hetk, kus ma kohtusin Maikeliga. Et ükskõik kui kaugele sa oled omast arust endaga jõudnud või ükskõik kui vähe sa oled veel endaga tegelenud, see on siis kas väga hea hüppelaud edasiseks tegelemiseks või siis see annab kindlasti midagi sellist veel juurde, mida sa ei tea veel. Kui sa juba tead hästi palju, siis kindlasti selle koogikese otsast on kirsike veel puudu ja see on see kirss siis. Aloha, imelised kuulajad ja vaatajad teisel pool ekraani või siis kõrvaklappides. Minu nimi siis Kristal Raalaksmi-Tetton ja tulemas täna eetrisse jällegi imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks, sest ma usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need avame, saame hakata elama oma unistuste elu iseenda tingimustel. Ja tere tulemast järgmisesse Aarete seiklused podcasti episoodi, kus täna ma kutsun teid jällegi seiklema sisemisse kosmosesse ja sisemaailma, kus teen väikese sissejuhatuse siis sisemise pere coachingu programmile, mis nüüd alates siis veebruarist 2021 saab teha siis läbi sellise päris suure transformatsiooni, uuenduskuuri ja pakub väga palju erinevaid võimalusi siis teile kõigile, kes te tahate siis julgemalt vaadata enda sügavustesse ja läbi selle siis hakata muutma oma maailma. Ja paljud teist võib-olla on juba praeguseks ka siis näinud, kuulnud päris palju selle programmi kohta, aga kui sa ei ole veel mitte midagi kuulnud, siis kujuta ette sellist elu, kus sa oled ühenduses oma imelise siis supervõime või supervõimetega, kus sinu mõtted, mis tulevad sinuni, koputavad su uksele ja see intuitsioon, mis tuleb, sa saad selle kohe kätte ja sa kohe kuulad ja kohe tegutsed ja tänu sellele koheselt asjad hakkavad manifesteeruma peaaegu sõrmenipsust. Ja sinu elus on loomingulisust, sinu elus on mahlakust, sinu elus on mängulisust, asjad saavad tehtud, unistused realiseeruvad, sa oled toetatud, sa oled hoitud, sa oled kätel kantud ja sinu elus on rohkem küllust, aega, võimalusi, voolamist ja see tundub nagu võib-olla mingi täiesti utoopiline unistus, millest ma siin räägin, aga see on kõigi teie sees tegelikult juba olemas. Ja ma kujutan seda tõesti ette nagu väikese sellise kingikarbina ja selle kingikarbi sees on sinu sisemine perekond. Ta on sulle kaasa antud sünniga ja iga inimese jaoks on see sisemine perekond olemas, soovib toetada ja sinu elu lihtsamaks teha. Kuid kurb fakt on see, et väga paljud inimesed ei saa nendega üldse ühendust ja surevadki enne ära, kui üldse saavadki teada, et on selline tore siis kooslus nende sees olemas. Ja see on küll väga kurb lugu, sellepärast et läbi nende kaasamise oma ellu sinu elu saab muutuda tõeliseks põnevaks muinasjutuks ja tõeliseks põnevaks unistuseks. Ja minu enda elu on selle näiteks ja tõestuseks ja tänaseks päevaks ka väga paljude minu klientide elud, kes on siis viimase 5 aasta jooksul seda teekonda koos minuga läbinud. Ja kui me nüüd läheme ajas tagasi, siis ma olen tegelikult endaga tegelenud hästi teadlikult juba 25 aastat, inimestega siis sellel teekonnal tegelenud 20 aastat ja teinud seda ka rahvusvaheliselt. See on olnud väga-väga põnev teekond. Ma olen väga palju kasvanud, väga palju avardunud, väga paljudest kuristikest läbi käinud, väga paljudes mäetippudes nii otseselt kui kaudselt siis olnud ja see on tõesti olnud võrratu seiklus. Ja nüüd ongi aeg jällegi uutmoodi siis pakendada seda, et ka sinul oleks võimalus see seiklus läbi teha. Ja kui mina oma elus lähen tagasi, siis minu niisugused suuremad võib-olla siis läbimurded sisemise perega olidki mitte niivõrd võib-olla sisemine laps, mida väga paljud siis arhetüübina on kuulnud või teavad või on temaga tegelenud, aga just sisemine mees. Minu jaoks oli see murrang läbi sisemise mehe, kui ma temaga kontakti sain, hakkasin teda kanaldama, hakkasin temaga ühendust saama, tema juhiseid järgima, vot siis tekkis nagu väga suur murranguline muutus, sellepärast et oma siis elus
sellel hetkel, kui see juhtus, olin ma ikkagi tõeline meesnaine. Ja mida ma mõtlen, kui ma mõtlen meesnaist? Meesnaine on siis keegi selline naine, kes alati hoiab pigem siis ohjad enda käes, tahab kõike kontrollida, tahab kõike ise ära teha ja isegi kui mehed või abilised on siis kuskil käeulatuses, ei kasuta neid, sest ta lihtsalt tahab kontrollida, tahab kõike ise ära teha, et kiirem, lihtsam, mis iganes. Ja pikemas perspektiivis, et ütleme kas või näiteks ärikoha pealt, ei ole see jätkusuutlik. Sa võid niimoodi päris pikka aega edukalt hakkama saada, kui sa tahad oma siis firmat kas kasvatada või edasi arendada, siis on ikkagi vaja hakata delegeerima või asju siis teistega koos tegema. Ja sama on ka seesmise maailmaga, et kui sa ainult üksi oma rida ajad, siis kindlasti sa jõuad kaugele ja kõrgele samamoodi, aga mis hinnaga ja mis kalorite kuluga ja mis närvirakkude kuluga. Et siin on küsimus valikus, et mida ja kuidas siis valida. Ja sisemise naisega kontakt oli minu jaoks ka nagu päris selline keeruline, sellepärast et ma tõesti ei olnud temaga väga ühenduses. Minu taustasüsteemis oli kogu aeg mulle teada antud, et kui sa tahad ellu jääda kui naine, siis sa pead alati olema siis põhimõtteliselt püksid jalas mees ja ise asjadel silma peal hoidma ja asjad ära tegema. Sest meeste peale ei saa loota, need on ainult memmepojad ja tahavad ainult naisi ära kasutada. Ja see on see taustsüsteem, kus ma tulen ja kõik, kust iganes siis see taustsüsteem tuli, see oli mulle vajalik kogemus selleks, et siis edasi toimetada ja liikuda. Ja kui ma siis hakkasin endaga sügavamalt tegelema, sain ma aru, et vau, see taustsüsteem ikka üldse ei toimi ja siin oleks vaja teha palju muudatusi ja tõesti see on olnud väga seiklusterohke teekond. Ja nüüd, kui siis ühel hetkel ma panin nad kõik korraga töösse, sisemise lapse, sisemise naise, sisemise mehe ja hakkasin ka siis pendeldama Hawaii vahet, kus ma siis õppisin järjest sügavuti ka, kuidas hawaiilased maailmale lähenesid. Ja Hawaiil on selline lahe siis vaimne teadus, mida nad kutsuvad huunaks, kus räägitakse ka 3 minast. Ja siis ühel hetkel mul klikkas ära, et vau, 3 mina seos sisemise perega. Sisemine laps on madalam mina, keskmine mina on siis sisemine mees ja kõrgem mina on sisemine naine. Ja siis kuidagi see pusle nagu läks omamoodi nagu veel paremini kokku. Ja siis ma panin selle oma elus veel rohkem nagu siis töösse ja katsetasin järgnevalt erinevaid siis võimalusi. Ja ühel hetkel siis oligi, kui minu sisemine naine, intuitsioon tuli ja ütles, et Kristel, sa pead minema nüüd Mehhikosse, kas või 1 nädalaks, aga on vaja minna. Ja seal oli ka üks koolitus, mida ma tahtsin läbi teha. Ekstra raha mul selle jaoks tol hetkel ei olnud. Ja siis tuligi kohe sisemine mees pardale, et okei, sul on see rahamagnetite toode, tee nüüd niimoodi, et sa promod seda ja 5 eurot siis toode, vähemalt 100 inimest saad oma siis selle 1 otsa pileti kätte ja siis vaatame edasi. Ja nii ma tegin ja 500 eurot siis hiljem olin ma ilusti siis Mehhikos, läksin nädalaks ja jäin 4 aastaks. Ja seal Mehhikos üks asi viis teiseni, et see oli tõeline selline usalduslik siis seiklus, kui Hawaii oli selline soojendus sellele, et tõesti, kui intuitsioon tuli, et siis ma järgnesin sellele kohe, ma panin asjad kohe töösse, kui keegi pakkus midagi, ma kohe voolasin sellega ja niimoodi üks asi viis teiseni, kuni siis lõpuks sisemine naine juhtis minuni inimesed ja tulid ideed siis veeteraapiat edasi arendada. Lõpuks jõudsin ma sellega Four Seasons hotelli, siis Sandridge'is spaasse, siis veel mingi butiik spa. Oma välja arendatud veeteraapiaga olin 5 tärni hotellis siis Mehhikos nagu tööl. Mul oli oma firma, mul oli kõik asjad legaalselt korras Mehhikoga seoses, et kujutage ette nagu milline ettevõtmine, et kui te ei tea, et mõtlete, et Eestis on hull bürokraatia, siis see on täiesti nohu võrreldes Mehhiko bürokraatiaga, et see võttis aastaid, 1000 eurosid, et saada kõik need paberid korda. Ja siin oli sisemine mees, kes ütles, et asjad peavad korras olema, dokumendid peavad korras olema, raamatupidajad peavad olemas olema, kõik asjad nii-öelda joonel ja see oli tõesti nagu mega saavutus. Ja seal olles selles väikeses kalurikülas ma tundsin midagi on nagu veel õhus, ma ei saa aru, mis asi see on, aga et midagi on siin veel õhus, et tuleb nagu vaadata või tunnetada, et mis värk on. Ja iga kord, kui ma tahtsin sealt külast ära minna, mind nagu lükati tagasi. Ükskõik, kas siis oli sõbranna laeva vaja
seal valvata või kellelegi appi minna või lihtsalt mingi situatsioon. Ja ühel päeval siis oligi see maagiline hetk, kus ma kohtusin Maikeliga. Ja enne seda hetke, kusjuures ma tegin väga sügavat tööd siis oma sisemise mehega. Ma tõesti, kui läksin magama, kujutasin ette, et sisemine mees hoiab mul kaisus ümbert kinni, tundsin hästi turvaliselt. Ma olin kogu aeg oma sisemise perega hästi nagu ühenduses. Ja lõpuks, kui ma Maikeliga kokku sain, ma ütlesin, issand jumal, et kas see ongi minu kuningas, et uskumatu. Ja tuligi välja, et ongi minu kuningas. Ja selleks, et me selleni nagu täiesti siis jõudsime, et jaa, me oleme nagu paar ja me saame koos hakata looma ja koos elama ja seiklema ja nii edasi. Selleks läks veel aasta aega, et meil oli vaja puhastada enda sees veel vanu mustreid, saada paika hästi palju ja me isegi või seal esimese aasta jooksul läksime täiesti lahku. Maikelil olid oma kokkuvõtted, asjad teha ja siis tulime uuesti kokku selleks, et siis alustada täiesti puhtalt platvormilt selgusega, et jaa, me tahame koos luua, jaa, me sobime väga hästi, jaa, meil on ühised unistused. Ja see on üks asi, kus inimesed väga palju libastuvad, et nad ei tee seda eeltööd ära, kohe hüppavad kokku, kohe leivad ühte kappi, kohe kõik särk-värk on ju ühte patta on ju. Et meie tegime ikkagi selle eeltöö sellel individuaalsel platvormil nii tugevasti ära, et kui me kokku saime, siis me olime juba 2 tugevat indiviidi, 2 tugevat üksust. Ja nüüd saades kokku Maikeliga, siis ma sain ka aru, vau, minu sisemine pere nüüd hakkas tutvuma Maikeli sisemise perega ja vau, kui põnev protsess see veel oli, et see on täiesti omaette kursus, omaette peatükk ja teema. Ja sedamoodi ühenduses Maikeliga just ka läbi selle tasandi me hakkasime looma kivi peale täiesti teistsugust suhet. Mul pole elus sellist suhet olnud. Ja tänu sellele, et me tegime seda nii põhjalikult, nii ettevaatlikult, nii läbimõeldult, nii teadlikult, kuni siis selle 5-leheküljelise koostöölepinguni välja, me oleme täna siin, kus me oleme tundnud juba teineteist siis üle 6 aasta, abielus olnud üle 3 aasta, et sellised põnevad võimalused tulidki sellest, et me tõesti ehitasime selle vundamendi samm-sammu haaval. Ja see on hästi-hästi oluline teema. Ja olles selles protsessis, siis väga mitmed minu kliendid hakkasid minu poole pöörduma, et kuule, et midagi sa teed nüüd nagu õieti, et ma tean sinu neid lugusid, kuidas sa suudlesid konnasid ja kui raske sul oli leida seda oma unistuste meest ja nüüd on ta sul olemas, et kas sa jagaksid, et kuidas see protsess käis, mis sa selleks tegid. Ja ma ütlesin, et jaa, ega siin midagi pikka juttu ei olegi, sisemise perega tuleb hakata tegelema ja ega sisemise perega ei ole niimoodi, et voilà, teen ainult 20-minutilise video või siis meditatsiooni läbi ja ongi korras. Seal on vaja pikka protsessi selleks, et käia läbi, tervendada, selgeks saada, mis mustrid enam ei toimi, mis toimib, mida tuleb muuta ja nii edasi. Selleks on vaja aega. Ja esialgu esimese inimesega, kellega ma selle siis läbi katsetasin oma katsejänesega, ma tegin lihtsalt 3 kuud, et iga selle sisemise pereliikme jaoks võtsime 1 kuu aega siis, et teha väike rännak, näha, kuidas need asjad siis välja ise koorusid, mis protsessid tulid, mis dünaamikad toimusid ja siis oligi nagu põhimõtteliselt ainult 3 kuud ja siis oli nagu see programm läbi. Ja kui ma järgmiste inimestega seda protsessi läbi tegin, siis ma sain aru, et ikka seal 3. kuu lõpus on vaja integreerimise kuud ka, et need asjad ei jääks nagu õhku, et muidu me nagu kraabime need nagu pinnale ja siis, kui sa neid nagu ära ei integreeri, et siis kogu see sodi jääb siis ka võib-olla sinna siis veel pinnale siis hõljuma. Ja kui me selle viimase kuu siis sinna juurde viisin, selle integreerimiskuu, siis asjad hakkasid tõesti asetuma paika. Ja kuni tänase päevani, kõikide nende 5 aasta jooksul, ei ole olnud mitte ühtegi inimest, kes oleks selle programmi pooleli jätnud. On olnud hetki, kus on mõeldud selle peale, kus on tõesti peaaegu juba visatud pillid ja piip ja prillid kõik nurka. Aga siis, kui me oleme vaadanud ikkagi, et okei, milles on probleem, oleme aru saanud, ahaa, näed, siin on see sein ees või siin on, näed, selle sisemise pereliige teema. Ja siis oleme ikkagi saanud sellest läbi. Ja siin ongi see point, et väga paljud inimesed vaatavad, kui raskused tulevad, keeran selja ja lähen oma teed. Aga see ongi see läbimurde punkt, et sa oled sellega silmitsi, sul on olemas teejuht, kes saab sind aidata sellest läbi. Ja nüüd viimase selle programmi jooksul
kus meil oli siis grupis töös 10 inimest ja meil oli ka Facebooki grupp, mis oli väga lahe. Inimesed said jagada siis oma kogemusi, mis nad siis ka kogesid, mis ette võtsid, mis muutused, mis maagia hakkas toimima, et selline väga lahe boonus tugisüsteem. Siis selle jooksul ma hakkasin aru saama, et okei, et mul on vaja uusi konteinereid luua siin, et esiteks on see, et see väärtus, mida ma annan ja see väärtus, mida ma siis inimestelt sellel senimaani olen siis selle eest saanud, oli juba natukene siis ei olnud paigas enam, et okei, siin tuleb väikeseid muutuseid teha. Ja 1. veebruarist 2021 ongi siis väike muutus tehtud, et inimestel on võimalus valida 3 erinevat siis moodust tegeleda sisemise perega. Üks moodus on siis lihtsalt osta iseseisvaks läbimiseks programmi materjalid, videod, audiod ja käia see siis läbi iseseisvalt, ilma minu sekkumiseta, ilma minu coach imiseta ja nii edasi. Ja see on ka 4 kuud, sa saad, need materjalid tulevad automaatselt, siis iga kuu tuleb järgmise kuu materjal ülesse ja sul on seal PDF-id ja juhised, kõik asjad on olemas ja selle siis hind on ka, sa saad pärast siis vaadata siin, ma panen selle lingi siia juurde, saad siis sealt vaadata, et mis see täpne hind seal on. Ja teine variant on siis, kui inimene soovib, et ikkagi natukene väikest mingit boost'i minult, kas või väike siuke grupikõne coach, väike teha kuus, siis seal sa saad selle individuaalse programmi ja siis selle ühe live kõne tund aega kuus minuga, kus sa saad küsida küsimusi ja terve grupp siis kõik, kes on siis seal töös, saavad küsida küsimusi, ma kohe vastan ja muud sekkumist minu puhul siis ei ole. Ja siin on vajalik siis vähemalt 5 inimest oleks vaja, et siis see grupi dünaamika läheks käima. Ja kui on nii, et tekib 10 inimest, siis tuleb ka sinna siis see Facebooki grupp, kui on vähem kui 10 inimest, siis ei tule, et siis on ka siin jällegi see kahesuunaline liiklus. Ja sellel on jällegi siis oma hind, see on nüüd natukene kõrgem loomulikult, kui siis lihtsalt passiivselt läbi tegemine. Ja 3. versioon on siis see premium pakett, kus inimesel on võimalus siis läbi käia kõik see individuaalne materjal, mis on juba siis olemas ja lisaks saab ta siis võimaluse minuga teha selle live rännakukõne kuu alguses ja siis ka väikese check-in, kui on küsimusi tekkinud, mis iganes. Ta saab minult personaalsed juhised ja siis on tal võimalus ka kirjutada väike kirjatöö ja siis see võib olla nüüd ka, et tuleb hoopis formaadi siukse väikese Google formina, et vaatame, kuidas see seal täpsemalt läheb, aga siis väike kirjatöö sisse saata siis natukene enne siis meie kohtumist ja siis peale seda ongi siis meie kõne uuesti. Ja siin ma tõesti hoian sulle kätt ja selle kuu aja jooksul siis, mis sinu protsess toimub, sul on ka võimalus isiklikult siis läbi minu Facebook Messengeri, personaalse Facebook Messengeri minuga ka siis korra või paar selle kuu jooksul ühendust võtta, kui sul sein ette tuleb või mingid siis takistustega jooksed nagu kinni, mis on nagu väga eriline boonus. Ja kui ma nüüd olen jälginud inimesi, siis loomulikult, kui sul vähegi võimalus on, see premium pakett on see, mida mina ja kõik inimesed, kes on nüüd siiamaani seda läbi teinud, sest nemad põhimõtteliselt tegidki seda premium paketti läbi, soovitavad, nad ütlesid, et ma ei kujuta ette, et seda teha üksinda ilma sinu nagu käe hoidmiseta, et kuidas see üldse nagu toimiks. Ja kindlasti see on võimalik, sul on kindlasti siis vaja rohkem distsipliini ja teadlikkust, et ise endale ruumi hoida, see ei ole võimatu. Aga tõesti, kui sul vähegi võimalust on ja küllust nii palju on, siis minu soovitus on tõesti mõelda selle versiooni peale ja panna see siis endale väikesesse soovide nimekirja. Ja kui sa nüüd tunned, et vau, et need tunduvad põnevad versioonid, ma tahaks kindlasti uurida, aga ei ole ikkagi kindel, et kas see on see ja kas Kristal ikkagi sobib mulle, siis on olemas täiesti koheselt, võin ka panna siia pärast siis lingi, koheselt otseselt siis võimalus minna ja osta 25 € eest siis sisemise pere väljakutse, mis on 5-päevane väljakutse. Seal ka minu osalust enam ei ole, aga seal on nüüd siis lisamaterjalid, kus on siis ühe grupi siis kõik küsimused, vastused, materjali läbikäimine ja siis on teise grupiga veel lisaküsimuste vastuste siis sessioonid ka lisaks juures. Nii et seal on mega palju boonuseid, asju kõik juures.
juures sa saad 25 € eest selle 5 päeva siis võtta endale läbi teha ja nii nagu siis just viimase siis ka väljakutse tegijad jagasid, et see on rohkem, kordi rohkem väärt kui see 25 €, aga lihtsalt, et ka panna mingi väike väärtus, sest nagu sa tead, kui sa natukenegi selle eest maksad, et siis selle väärtus on kordi suurem kui see, kui sa lihtsalt asja siis tasuta saad. Ja tänase siis selle podcasti lisa siis boonuseks ma siia nüüd kohe panen siis järgi ühe imelise siis osaleja tagasiside sisemise pere siis seiklusest, et kuidas tema sellega läks. Imeline naisterahvas, imelised kogemused, sa saad kuulata minu küsimusi, tema vastuseid ja kindlasti palju inspiratsiooni ja kõigile siis praegustele siis kuulajatele, vaatajatele tuleb ka siis boonus kingitus, mis on siis sisemise pere väikene meditatsioon, millega sa saad siis algust teha, et saada nagu väikest siis kohtumist nendega, kui sa ei ole seda veel teinud. Nii et siis vaata seal märkmetes on siis, podcasti märkmetes on siis see link olemas ja saad siis oma emaili jätmisega selle lingi kätte ja saad siis kuulata seda imelist meditatsiooni ja oma sisemise perega siis algust teha. Ja nüüd, kui ma lõpetuseks veel ütlen, et miks ma soovitan just, et oleks siis teejuht olemas, et kellega koos läbida seda sisemise pere seiklust, on just sellepärast, et sinu sisemine pere, kui ta on nii palju aastaid käitunud siis ebatervelt või seal on olnud dünaamikaid, mis enam ei toimi, siis kui tuleb väline inimene sinuga koos sinu sisemaailma, nagu minu puhul siis see oleks selles premium programmis, siis ma oskan näha juba neid mustreid, ma näen ära, see on tõesti kõrgem pilotaaž, et siin ei ole isegi lihtsalt psühholoogia, vaid siin on just tõesti energeetiline töö sinu sisemaailmas. Näha ära, mis kollid sul seal on, mis sabotöörid sul jalgu on kokku pannud, sidunud, on ju, kellega, kes mis koostööd teeb, kes seal veel siis nii-öelda peidus on, kes on nähtamatu olnud, et minu silmadele, minu teadlikkusele kõik need asjad lähevad nagu hästi selgeks, on ju. Ja see on väga põnev seiklus peale seda, mis juhtub, on ka see, et see tööriistakast, mis sa siit saad terves sellest programmist, ei ole ainult, et sa teed lihtsalt selle 4 kuud läbi ja that's it, on ju. See jääb sinuga kuni elu lõpuni. See mängulisus, mida sisemine laps toob, see jääb sinuga. Sul on vaja lihtsalt aktiivselt teda siis aktiveerida. See otsene intuitsioon, ära sinna mine, tee seda, võta see ette, praegu on aeg selleks, on ju, see on sinu sisemine naine, ta on kogu aeg olemas ja kogu aeg tulistab, kogu aeg koputab uksele, sul on vaja ainult uks lahti teha. Yes, tule sisse, räägime, millest juttu tuleb ja mis järgmisena ette tuleb võtta, on ju. Ja sisemine mees, kes kogu aeg käisid üles käärib, davai, teeme ära, ei mingit munemist, jalad jalgalt tagumiku alt välja, on ju, võtt toimetama. Ja see loob sinu elust, sinu selle muinasjutu elu, aga tõesti ilma selle esimese sammuta mitte midagi muutuma ei hakka. Nii et siin ongi, sul on võimalus täiesti tasuta saada lihtsalt see sisemise pere meditatsioon. See juba annab sulle ka väikese maitseproovi. Ja kui sa tunned, et see meditatsioon on liiga kiire, sa saad ilusti panna seal vahepeal pausile, lihtsalt tee see protsess läbi, mis sul parajasti siis minu juhatus ütleb ja siis kuula edasi. Ja kui sul on siis see 25 €, ma soovitan siis mõtelda seda sisemise pere väljakutset, ma panen selle lingi ka siia alla. Ja kui sa tunned, et ei, ma tahaks sügavuti minna, siis ma panen siia ka selle lingi, kus sa saad siis näha need 3 erinevat versiooni, millest ma rääkisin, iseseisev läbimine, grupiga läbimine või siis see premium läbimine. Ja grupiga läbimine on ka, et näiteks kui sul on 5 sõbrannat, kes on täiesti valmis samamoodi, et okei, teeme ära, on ju, Kristaliga koos, see on ka väga hea variant. Palju lihtsam, te saate omavahel olla suhtlemises terves aeg ja nagu super võimalus. Nii et
Kokkuvõttes naudi siis Imelise sisemise pere programmi osaleja tagasisidet, tee isegi kindlasti märkmed sealt, mida põnevat sinu enda jaoks on. Ja vaata siis üle kõik need lingid ja kindlasti, kui see episood inspireeris sind ja sa tead, kui sa ise ei ole huvitatud, tead kedagi, kellele see oleks põnev materjal endaga tegelemiseks, siis kindlasti jaga seda nendega. Ja pane meile like, kui sul on aega, kindlasti mine ka iTunesi, et teha väike review. See aitaks ka meie podcastil siis kõvasti edeneda. Ja suur aitäh sulle tähelepanu eest ja olen sulle nii tänulik, et sa võtsid selle aja, kuulad ja iseendaga toimetad. Ja kõige lõpetuseks siis ka veel seda, et erandkorras, kuna see podcast nüüd tuleb üles kohe, siis erandkorras ma hoian siis sisemise pere premium paketi osalejatele ukse valla 1. märtsini 2021 ja järgmine kord avaneb uks siis uuesti 1. augustil 2021. Nii et ja peale seda siis 1. veebruaril 2022. Nii et kui sa tead, et mul praegu sellist küllust ei ole, siis on sul võimalus juba teha siis väikeseid samme ja siin ka võib-olla panen veel lisa siis lingiga siia rahamagnetite tootele, et 8 rahamagnetit, mis saab aidata sul hakata looma ekstra küllust. Inimesed on saanud siin täiesti tutikad autod, lisa väikseid isegi lotovõite ja asju. Väga palju uusi võimalusi, et aktiveerub su külluse siis seesmiselt ja välimiselt väga mitmel moel samamoodi. Nii et seal, kus on tahe, seal on võimalused ja ära pane endale pidurit ja jalga ette või jalga taha, nii et hakka toimetama ja kui sul on huvi siis selle sisemise perega sügavuti minna, võta minuga ühendust, ma panen siia ka siis otse emaili ja räägime edasi, nii et põnevat toimetamist ja ilusat kevadet teile kõigile. Mahalo siit Imelisest San Diegost. Aitäh! Ja tere tulemast seekordsele kohtumisele, kus meil on külas väga eriline Kärt Repnau, kes just lõpetas sisemise pere coachingu programmi. Tere tulemast! Tere! Ja 4 kuud on tegelikult möödunud väga kiiresti ja sinu jaoks olid need 4 kuud väga põnevad ja erilised ja kui sa nüüd lähed tagasi ja mõtled võib-olla hetkeks, mis oli see motivatsioon, miks sa sellele siis seiklusele jah ütlesid, kas sa mäletad, mis see motivatsioon oli ja kuidas see seiklus siis läks selle motivatsiooniga seonduvalt? No seiklus läks põnevalt. Ega ma alguses midagi nagu oodata ei osanud, aga ega ma praegult ei suuda nagu päris detailselt meenutada, mis mul see motivatsioon üldse nagu sõna otseses mõttes oli. Ma võin sulle lugeda, kui sa soovid. Mul on ta siin kohe olemas. Nii. Siin on siis, tean, et midagi võimsat on mu elus tulemas. See programm aitaks näha ja teha õigeid valikuid sisemise pere koostööga ja toetusega. See programm annakski juurde võimsa tugipunkti. Ja, täpselt nii oligi. No nii. Täpselt nii võimas tugi ta nagu oligi, jah. Et üks asi, mis nii ma ise kui ka väga paljud siis teised seiklejad on kogenud, on just see, et me väga sageli võib-olla oleme üles kasvanud või tulnud perekondadest, kus meie vanemad või lähedased ei ole osanud võib-olla anda meile seda lähedust või armastust või mida me oleme vajanud täpselt sellisel kujul ja vormis siis nagu meil on vaja. Ja läbi selle programmi inimesed avastavad, et vau, minu sees on see perekond olemas ja nad on iga kell olemas. Ja 24 tundi järjest on olemas, kui vaja. Ja nad on kogu aeg minu poolt. Ja kas sina ka siukse avastuse tegid ja kui sa selle avastuse tegid, et mis siis nagu muutus, et nüüd sul on olemas seesmine perekond, kes toetab sind, mis siis nagu sinu sees ja sinu maailmas muutuma hakkas? No kõige suurem muutus ilmselt ongi see, et see üksinduse tunne kui selline, et seda nagu ei ole. Et mul on kogu aeg mängukaaslane võtta, ehk siis mu sisemine laps. Mul on kogu aeg kellegagi koos shoppama minna, ehk siis mu sisemine naine.
ja mul on kogu aeg turvamees selja taga. Ehk siis mu sisemine mees. Et no mis sa hing veel tahad? Jaa! 24/7 olemas, palka maksma ei pea. Just. No, ja kõigile elus sünniga kaasa antud, et ja osad surevadki nii, et ei saagi kunagi nendega kontakti, et milline raiskamine on ju. Jaa, nii kurb. Just, et teeb elu mahlakamaks, lõbusamaks ja lihtsamaks, et no miks mitte, on ju. Absoluutselt. Ja sinu seiklusega liitumise protsess oli ka väga teistmoodi, et sina said inspiratsiooni ka ühelt varasemalt siis vilistlaselt programmist ja see sütitas sind nii, et sa tõesti olid üks väga visa siis huviline, nii et tõesti nagu pildi pealt tundus täiesti nagu, et see programm oli sul nagu hambus, nagu koeral vaata mingi asi ja sa seda sealt hambust ära ei lasknud, et tulgu või maailma lõpp, on ju, et mina pean seda saama ja oli natukene keerulisemad tingimused seal ja kas sa mõne sõnaga räägiksid, et nüüd väga paljud ka, kes võib-olla siis satuvad siia selle programmi info peale, vaatavad, et oi, vot nii palju maksab ja oi 4 kuud ja siis hakkavad tulema need vabandused riburada pidi ja sina ei hoolinud sellest, sina ikkagi hakkasid liikuma selle unistuse poole ja mismoodi sa selle teoks tegid, mis juhtus? No juhtus see, kõigepealt ma võtsin, peab ütlema, et natukene ikkagi hoogu, julgust, sest ma pidin otse sinule kirjutama. Ma olin kuskilt ma olin lugenud, et sa vajad endale nagu assistenti. Ja siis ma mõtlesin kohe, et aga 1 + 1 on ju 2, et äkki veab, et äkki saab kuidagi nagu natukene kuidagi teistmoodi selle asja lahendada, et noh, mul olid jah, majanduslikud natukene siuksed raskemad seisud siin aga no see ei ole ju kunagi tegelikult takistus. Et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka ju saab. Ja et küsija suu pihta ju ei lööda. Et noh, et lihtsalt tee suu lahti ja räägi. Alati on ju variant, kuidas mingisuguseid asju lahendada või kuidas keegi saab kellegile vastu tulla või et jah, see oli see minu kont ja mina tahtsin selle ise ära närida. Just ja mis oli veel väga vahva, oli see, et üks eelnev vilistlane, kes nägi selle programmi nagu siis võlu ja väge, pakkus siis väikese nagu siukse sponsorluse, et esimese kuu siis kattis tema nagu, et sa said nii selle sponsorluse siis, kui ka siis meie alustasime omavahel siis koostööd. Nii et selline väga huvitav lahendus tuli sellest tõesti, et mida minagi ei olnud nagu ette plaaninud ja minu jaoks oli ka suur edasiminek, sellepärast et nagu Eesti naine ikka, mina olen harjunud olema künnihobune, kõike üksi tegema, kõigega üksi hakkama saama, aga siis ma ikkagi pidin konstateerima samamoodi fakti, et okei, Kristal, ma tean, et sa oled supernaine, aga öös ja päevas on teatud arv tunde ja tegelikult magada oleks ka vahest nagu päris mõnus vahelduseks. Ja siis just hakatagi mõtlema, et mida ja kas ja kuidas delegeerida, mis on nagu, kui sa oled harjunud kõike nii palju aastaid üksi tegema, et see on ikka paras siuke ettevõtmine, et sina panid ka mind proovile nagu, et see on nagu siuke mõlemapoolne väga huvitav ja põnev asi ja see nüüd ei tähenda see, et ma seda teen nagu igapäevaselt, aga just, et see näitab just, et sinu see soov oli nii suur ja sa hakkasid liikuma selle poole, et sa ei lasknud vabandustel endal siis vaipa alt ära tõmmata, et sa olid otsustanud, hakkasid liikuma ja see asi saigi toimima, nii et õnnitlused, väga tublid, tõesti, küsija suu pihta ei lööda ja unistused saidki teoks. Ja siinkohal väga suur aitäh sellele inimesele, kes selle esimese kuu sponsoreeris. Ja, just. Aitäh. Väga hea, super. Nii, ja nüüd, kui me räägime programmi formaadist, et tegu on siis online programmiga, kus inimene tuleb pardale ja meil on siis tavaliselt siis 6 korra on siis üks siuke väike
check-in kõne, kus me siis vaatame, kus parajasti siis inimene on oma teemade, asjadega ja vastavalt siis ka, mis eelmise kuu kokkuvõttes seal veel siis välja tuli. Ja vahest ongi niisugune transiitsoon, et mingid asju võib-olla on vaja veel lahti rääkida ja nii edasi. Ja siis on niisugune väike juhendatud siis rännak, kus me läheme selle inimese sisemaailma, et vaadata või kohtuda, toimetada, puhastada siis nende erinevate teemadega, mis siis parajasti pinnale on tulnud. Ja käime niimoodi läbi siis kõik sisemise pere arhetüübid, alustades sisemisest lapsest, siis sisemine naine, sisemine mees ja viimane kuu siis võtame kõik nagu integreerime ilusti ühtekokku. Iga siis kuu jooksul saab osaleja kirjalikud juhised, mis on siis täpselt tema teemadele vastavalt kokku pandud ja ka sellele siis, mis rännakul aktuaalselt siis ülesse tuli. Ja seejärel on siis osaleja ülesanne kõik see töösse panna, jälgida, ülesanded ära teha, on olemas ka julguseharjutused, et siis natuke mugavustsoonist välja raputada ja siis osaleja kirjutab sellest väikese kokkuvõtte, saadab selle teatud kuupäevaks ja mina siis vaatan selle üle ja teen väikese video tagasiside, kus siis annan võib-olla väikseid suunamisi või kinnitusi või jagan oma kogemusi, nii et saab kinnistatud siis kogu see materjal. Ja lisaks siis sinul oli niisugune vedas selline aeg, kus oli siis osalejaid rohkem, nii et lisaks oli ka siis boonusena Facebooki grupp, kus sai jagada koos siis teiste osalejatega oma kogemusi ja ka siis teistele kaasa elada, toetada ja vahest ka võib-olla siis jagada oma raskemaid hetki. Kuidas selline formaat sinu jaoks toimis? Väga hästi toimis. See, et veebi vahendusel, see on tegelikult täiesti ideaalne. Ma elan Kesk-Eestis külas, ei ole võimalust alati kuskile minna, selles mõttes, et load on mul veel tegemisel. Autot ei ole seega, et selles mõttes oma kodus põhimõtteliselt voodist välja minemata ideaalne. Ja lapsed täpselt samamoodi, nad lihtsalt need kõned saab sättida sellisele ajale, kus nemad on juba voodis, ühesõnaga nagu vaikuse rahu, mitte mingisugust vabandust ei ole, miks nagu ei peaks osalema. Ja 4 kuud, see tundub nagu hästi pikk aeg. Tegelikult see on ideaalne. Ta on piisavalt lühike, et ei harju ainult selle programmi najal elama ja samas ta on piisavalt pikk, et kogu see asi, mis sa nagu läbi teed, et see saab nagu osaks, et mingisugused asjad nagu jäävad harjumuseks. Näiteks hommikuminutite kirjutamine siis. Et jah, sellega oli sul ka hästi huvitav protsess, et ma jagan just, et niisuguse eestlasena ja ka ise olen erinevates siis programmides osalenud, et ma alati olema eestlastena niisugused isepäised. Annab keegi meile juhised, vot tee nii, siis ikka eestlane MacGyverina leiab oma mingisuguse versiooni, kuidas viilida selles. Ja siis lõpuks, kui sa lähed selle originaaljuhise juurde ja teed selle nagu originaalis ära, siis mõtled nagu, oh my god, et miks ma seda nagu kohe nii ei teinud, et sul oli vist sarnane kogemus sellega? Enam-vähem ja ma võtsin kätte ja alguses oli küll kindel niisugune ettekirjutus, et tuleks võtta paber ja pastakas. Ja mida tegin mina? Enamuse ajast, alguse poole siis, ma võtsin ikka mugavalt enda arvuti, see oli kohe voodi kõrval, hommikul küll kirjutasin kripat ja siis kusjuures jumala sujuvalt tegelikult ja ma hakkasin ikkagi nagu paberile kirjutama, sest lapsed on vahepeal arvutis, ma ei saa kogu aeg arvutisse. Et see ilmselt aitas kaasa, jah. Aga see kirjutamine, kogu see pastaka käes hoidmine ja see, kuidas see pastakas seal paberil jookseb, see on tegelikult hoopis teine. See on täiesti protsess oma ette. Nii et mul on nagu selles mõttes hästi kahju, et ma nagu lõpuks selle alles avastasin. Et nagu peaks tegema ikka nii, nagu ta päriselt on. Ma ei tea, mis ma oskan selle koha pealt öelda. Palun inimesed järgige juhiseid. Nagu päriselt see ei ole niisama. Just. Ja see hommikuminutid, mis ta just teeb, ongi, et see on hea moodus tekitada selline
aeg ja koht, mis ongi sinu enda aeg, sisemise pere protsessimise aeg ja ka nende sõnumite vastuvõtmise aeg. Et see ongi, et kui see muutub nagu regulaarseks, siis ongi, et mingis mõttes ongi, et see on nagu aamen kirikus, et vot nii on, et Kärt on olemas ja siis saab nagu alla laadida, et info tuleb, on ju, et nagu postiljon tuleb, on ju, teatud ajal on ju, on olemas ja teine asi ongi aja jooksul hästi paljud ideed ja asjad, ka äriideed minul endal on ju ja paljudel klientidel ka ongi just täpselt selle kaudu tulnud, sellepärast et on olemas praktika, mis on siis see konteiner on olemas ja inimene on olemas. Nii et siis ka, kui see intuitsioon tuleb, sisemine naine koputab uksele, siis Kärt on kodus, Kärt teeb ukse lahti. Ütleb, okei, mis su tänane sõnum on? Okei, kohe panen kirja, okei. Ja siis tuleb sisemine mees, paneb käed puusa, okei, teeme ära. Kas on nii? Jaa, ikka muidugi. Ja. Sina oled ka siin imelises siis transpersonaalse psühholoogia kooli õpilane, teadlik mina ja seal on paljud asjad ka kattuvad teemadena. Ja üks asi, millega te seal ka tegelete, nagu ma tean, on sisemine laps ja sisemine laps on üldse selline psühholoogia maailmas hästi tuntud tänu Carl Jungile, kes siis selle arhetüübiga töö nagu maailmale tuttavaks tegi. Ja nüüd siin programmis lisandus sisemine naine ja sisemine mees ja mitte ainult, vaid siis ka tõesti, kuidas nendega nagu koostööd teha. Ja kuidas sinu jaoks tutvumine nende eri arhetüüpidega käis ja mis oli võib-olla või kes oli siis see suurim üllataja ja kes oli see suur katsumus, kui sa niimoodi tagasi vaatad? Ma olen ise suhteliselt lapsik, et selles mõttes see sisemine laps, temaga nagu niimoodi tegeleda üliäge. Ma sain täiesti nagu lubatud nagu ollagi täielik laps, minna lihtsalt mänguplatsile mängima, möllata enda omadega ringi. See oli nii lahe. Ja tähele panna veel, et kuidas ma nagu päriselus teatud hetkedel nagu olengi lapsik. See on tegelikult päris kohutav. Aga ma ei tea, see väljaelamine selles mõttes, see ikka kulus tegelikult täiega ära. Ikka päris tõsiselt. Ja siis sisemine naine. See oli tegelikult, see oli päris kõva pauk, ausalt öeldes. Et see oli jah, üks hästi raske kuu minu jaoks. Just see, et ma küll hoolitsen enda eest ja ma näen ennast peeglist ja värki-särki, aga see üks hetk, kui ma järsku nagu päriselt nägin ennast, see ei olnud absoluutselt ilus vaatepilt. See oli nagu ma sinna Facebooki gruppi ka veel jagasin, mul tuli siuke lihtsalt nagu valgustumise hetk, et unustatud naine. Et kõik need huulepulgad, mis mul olid ja kõik need küünelakid ja et issand, tegelikult ma vaatasin oma käsi, mul on küünelakk ju maha kulunud, et nagu mis asja, et kuidas ma olen ennast niimoodi käest ära lasknud. Ja siis kõik need sisemised nagu vajadused ja kõik asjad ja ma olin omast arust jõle naine, aga ei. See oli täiesti uus maailm, see oli hästi raske kuu minu jaoks. Ja siis see sisemine mees. See andis mulle ikka mõnusalt julgust juurde selles mõttes, et tunda, et keegi ongi kogu aeg selja taga. See turvamees, see julgustaja, see käehoidja, see nagu plaanide ellu viia ja nende toetaja. See oli täiesti müstika. Ma kujutan ette, et meestel see samamoodi see sisemise mehe kuu on see hetk, kus nad päriselt näevad iseennast. Ilmselt niimoodi, nagu nad võib-olla ei ole kunagi veel näinud. Et ma ei tea. See sisemise naise teema, et see on üldse ka, et me oleme siin palju rääkinud just ka Eesti kultuuri mõjutustest ja nii edasi ka, et see ongi, me oleme sellised mees-naised, et sageli ongi see naine üldse nagu üle sõidetud, sellepärast, et lihtsalt kõigepealt peab ise nagu hakkama saama, on ju. Ja nüüd just, et nagu sügavuti, tegelikult sa ju sukeldusid oma pühasse naiselikkusesse nagu täie teadlikkusega, et see oli natuke võib-olla teistsugune, võib-olla ka, kui sa tavaliselt olid sellega harjunud.
Jaa, absoluutselt. See oli nagu ärkamise aeg. Just. Ja nüüd lisaks siin naise kuul me tegeleme ja hakkame natuke vaatama ka oma siis sügavamat miksi, et miks me siin oleme ja elu ülesandeid uurima, et kas ja mis võimalustega siis meie anded, talendid avalduvad. Kas selles osas ka tuli sul juba mõtteid, taipamisi, mis need erinevad asjad on? Oli sul juba ka mingi kogemus, kus sa hakkasid midagi juba ka töösse viima? Mul tekkis plaane küll, nagu mõtted jooksid kuidagi nagu loogilisemalt, kui niimoodi saab öelda. Ja plaanid, mis mul pähe nagu lõid, need olid kuidagi nagu nii selged ja nii teostatavad. Aga ma ei hakanud kohe nagu midagi otseselt tegema, sest ma võtsin programmi astudes vastu otsuse, et ma ei tea, mis minust saab siis, kui see programm läbi on. Et ma võin plaane teha, ma võin neid läbi mõelda, aga ma ei hakka nagu hurraaga peale lendama, sellepärast, et ma ei tea, mis veel mingisugune klikk võib kuskilt läbi lüüa selles mõttes, et selles mõttes see programm sattus mulle ka üliõigel ajal, et ma olen harjunud nagu enda elus nagu aastat tsüklina võtma, et minu jaoks kõik suured muutused, sellised asjad, et hakkavadki 1. jaanuarist peale. Ja nüüd täpselt see programm lõpeb sellisel ajal ära, et ma saangi täiesti uus aasta, uue hooga, uus mina, uued plaanid ja hakkame peale. Just. Et saad enne tegeleda nagu arhitekt disainimisega ja siis vajutad gaasi. Just. Täpselt, kõigepealt vundament ja siis hakkame maja ehitama. Just, et ei lähe kõigepealt katuse peale ja siis hakkad vaatama, et kus need postid on, mis katust püsti hoiavad. Täpselt. Mis on väga sage inimeste siis lähenemine. Nüüd sul oli väga huvitav ka programm, mis sa nagu siis eluülesandega seonduvalt siin kõrval juba läbi tegid ja sul tuli ka sellega seoses üks idee. Ja nüüd siin epideemia tõttu siis see idee sai natuke selline alguses nagu siis piduri peale, et kas sa mõne sõnaga räägiks siis, mis meil omavahelises suhtlemises sealt siis välja tuli sellega seonduvalt? Ma tegin läbi 4-nädalase vaikuse minutite programmi ja see oli siis nagu suunatud, see oli pigem suunatud lastele, kuigi tegelikult seda saab rakendada ka täiskasvanute peale, et selles mõttes vanusepiirangut otseselt ei ole. Aga jah, mu plaan nägi välja, et ma hakkan nagu siis neid nagu kohaloleku ja tähelepaneku harjutusi tegema lastele nagu individuaalselt või siis väikeste gruppidena nagu näost näkku. Ja siis tuli meil koroona, nii tore. Ja siis sinuga Kristal, tänu sinu plaanile, sinu ideele, toetusele, siis sa nagu avasid selle mõtte mu jaoks, et tegelikult meil on ju internet, et miks mitte neid asju nagu veebi kaudu läbi viia. Ja siis veel pisikene nüansikene sinna juurde, et miks ainult Eestiga piirduda. Just. Et jah, piire ei ole probleeme, on lahendused. Just, väga hea. Ja tõesti, ega seal nagu palju vaja ei ole ja üks väike asi, see on nüüd üks sinu talentidest, asjadest, millega sa saad tegelema hakata, mis saab luua ka ühe sissetulekuallika. Ja sealt juba siis sa saad juurde tuua neid erinevaid teisi asju, mis sul ka praegu nagu siis mõttes plaanis on. Ja nii ta selles uues energias läheb, et ongi, et tal on nagu palju erinevaid väljundeid, et ei pea olema ainult üks ja sa ise valid, mis intervalliga või mida või kuidas sa siis nagu seal töösse paned. Et millised lahedad võimalused. Ja, täpselt. Nüüd, kui sa mõtled tagasi selle, ma ei tea, kas sa üldse mäletad, kes Kärt oli 4 kuud tagasi, aga et mis on sellised suuremad muutused, kui sa praegu võib-olla proovid teha väikese kokkuvõtte, et mis sellised esmased asjad on, mis pähe tulevad? Enda vajaduste märkamine. Ma arvan, see on praegu esimene asi, mis pähe lõi. Et tänu sellele, kui ma märkan ise enda vajadusi rohkem, ma saan märgata ka teisi. Ja see juba iseenesest teeb nagu suhtluse nii iseendaga kui ka kõikide minu ümbritsevate inimestega palju lihtsamaks. Lihtsalt see märkamine.
sageli ongi inimestel on raskus võib-olla oma vajadusi väljendada väga selgelt, et siis kui sinul on selge, et ahaa, minu vajadused on need ja need, mul on vaja seda väljendada nii ja naa. Ja siis sa näed, et teine on täiesti pusib seal oma vajaduste väljendamisega. Sa võid sõbralikult juurde minna, õlale patsutada, et kuule, et kas sa vajad seda või mis sul vaja on ju. Ja olema selgeltnägija, et saab täitsa ka lihtsalt küsida. Jaa, täpselt. Teinekord see küsimine just ongi see, et annab nagu julgustuse rääkida, et näed, et ma olen valmis kuulama, et räägi, ütle lihtsalt. Just, väga hea. Ja sa mainisid ka siin, et sa tundsid nagu, et üks suur asi, et tõesti, et sa nagu näed ennast nüüd, et kas sa natukene selgitaksid, et mis sa sellega nagu mõtlesid, et mis see tähendab, et sa näed ennast? Ma ütleks, et see on enam-vähem sama asi, mis on nagu kuulmine ja kuulamine. Et ma võin kuulda, et keegi räägib, aga kas ma kuulan, et ta räägib või mida ta räägib? Ja see nägemine on põhimõtteliselt sama. Ma näen, aga kas ma päriselt ka näen? Et kas ma nagu vaatan? Ma arvan, et see nägemine selles mõttes, ta tähendab ilmselt kõikidele midagi nagu hoopis erinevat. Et aga minu jaoks ma võrdleks seda selle kuulmine ja kuulamine sellega. Et nagu päriselt näed ennast sellena, kes sa oled, kõigega, mis on ja kõigega, mida ei ole. Ja aksepteerid ennast nii, nagu oled. Jaa, täpselt. See ma olen ja Just, võtke või jätke, on ju. Ja siis sa mainisid ka, et sul on nagu sihid selgemad, et võib-olla ennem oli tõesti nagu laev tuulte tallermaal, aga nüüd tundub, et on tekkinud sihtsadamad. Jah, on küll jah. See laevuke mere peal, see on päris hea. Üks laine lükkab, siin on mingi äge, seal on mingi äge asi, seal veel midagi. Aga jah, nüüd on ikka, seal on sadam, sinna tahaks ennast parkida, sinna võiks ka minna. Ja see nagu tee sinna nagu kuskile kohale jõudmiseks, et see on ka nagu hoopis teine. Et neid laineid võib siis kasutada põrkelauana. Või surfamisena. Just, jaa, täpselt. Et aitab edasi kiiremini. Ja siis üks teine asi, mis sa mainisid ka siin oli, et just, et see võime näha paremini ja rohkem võib-olla lahendusi kui probleeme. Et see ka hästi palju asju pani liikuma teises vormis ja tempos. Eks ma olen enam-vähem nagu kogu aeg mõelnud selle peale, et tegelikult nagu saab ju igatepidi, tuleb lihtsalt proovida. Aga nüüd mul on turvamees. Ja siis on nagu julgust rohkem nagu peale hakata, et nagu päriselt küsi ja sulle antakse. Nii lihtne see ongi. Tee suu lahti. Oma vajadustega täpselt samamoodi. Sul oligi kusjuures seal väga lahe kogemus selle küsija sulle antakse, et tõesti täiesti sõna pealt oli nii, et küsisid ja sulle antakse. Et võib-olla ka siin see naistena, et me ei julge küsida, et ka, et ma saan ikkagi just võib-olla Eesti naisena, et ma saan ise hakkama, ei ole vaja, on ju. Ja siis küsid ja siis tuleb kingitus ja tuleb veel boonus ja siis tuleb veel boonus. Ja. Ka teine võib-olla siuke suur nihe, mis sa mainisid, on just see, et suhe iseendaga on parem. Ja nüüd see on võib-olla tõesti siuke hästi laiahaardeline klišee lause, on ju, et suhe iseendaga on parem. Et kas sa selgitaksid, et mis see sinu jaoks nagu tähendab, et ma tean, et hästi paljudel inimestel on näiteks üks teema, mis on siuke väga korduv teema, on see, et inimesed ütlevad, et mul on ongi, et mul on negatiivsed sisekõned või konfliktid või asjad ja siis selle programmi jooksul ta avastab, et vau, et mul on võime ja oskus neid kõigepealt tähele panna ja seejärel midagi muud valida. Et elus ongi, et kõik algab ju valikust, et mis asi, alustame siis mõttest, sealt juba sõna, kuidas sa seda väljendad ja mis sa sellega peale hakkad, et see tegutsemine. Et mida see sinu jaoks tähendab, et see parem suhe iseendaga, et kas sa natukene selgitaksid? Ma ei loo endale ootusi, mida ma tean, et ma niikuinii ei suuda võib-olla täita. Et ma saan ju teha ainult nii palju, kui ma hetkel olen võimeline. Mis ei tähenda absoluutselt seda, et ma ei võiks midagi kunagi juurde õppida. Sellepärast, et kogu see asi, kus me sees oleme, elu, see on üks kasvamise protsess. Ja kui me anname endale armu nende asjadega, mida me praegult ei oska,
alati saab kõike ju õppida. Ja see ja ise abitusega. Jaa, täpselt. Jälle Ei ju pea kõike ise ära tegema. Jaa, see ongi nagu tuleb suhtuda iseendasse lihtsalt nagu parimasse sõpra. Armastada iseennast. Ja siis kaob nagu vastupanu ära, on ju, enda seest ja ka enda väljast läbi selle. Jaa. Et väga palju lihtsamaks lähevad asjad. Nüüd võiks mõelda loogiliselt, et kui sul suhe iseendaga on parem, et kas siis see mõjutas ka väliseid suhteid, et teiste inimestega suhteid või lähedaste või perega, et kuidas seal oli, et kas see mõjutas sinu lähedasi? No jaa, natukene skeptik ma nendes asjades olen, aga ma võin öelda, et mingisugused asjad ikkagi toimivad. Mingisugused asjad kuskilt otsast minu sisemine pere on igastahes liigutanud. Mingid energiat kuskil on liikunud. Et näiteks üks inimene minu elus, kellega meil on ainult sõjad. Nagu konkreetselt ainult sõjad. Siuke vaimne vägivald, täiesti kohutav. Aga nüüd mingi kiiks kuskilt otsast pärast seda ühte rännakut. Kui sai mindud ajast tagasi, kõik need nagu probleemid, mis meil olid omavahel ära lahustatud ja stsenaarium ümber kirjutatud, mingisugune kiiks kuskilt juhtus. Igastahes mitte ühte plärinat, mitte kuskilt otsast. Meil ei saa veel öelda, et me saame hästi läbi, aga me saame hästi läbi. Et nagu sõjakirves on maha pandud. Jaa, täpselt. Ja ma poleks ausõna elu sees uskunud, et siukene asi üldse võimalik on. Ja see kuidagi läks nii äkki isegi. Et ma ei julge veel öelda, et nagu kõik nagu super hästi on, aga kõik on ikkagi väga-väga hästi. Nii et skeptik minus on igastahes natuke usku pööratud. Jah, väga lahe, oma kogemus räägib enda eest. Ja. Täpselt. Sageli ma toon ka siis ühenduse külluse rattaga, et see siis minu välja töötatud metoodika, kus ongi siis väike siuke ring, mille keskel on siis seksuaalsus, paremas üleval nurgas suhted iseenda teistega, all seal tervis, keha, meel, vaim. Selle kõrval siis all vasakul pool on elumissioon, mis siis koosneb eluülesannetest ja selle siis üleval on siis holistiline küllus. Ja point ongi siis see, et kui kõik need osad meie elus toimivad, tervenevad, oleme teadvustatud, anname kõikidele osadele tähelepanu, siis automaatselt hakkab ka rohkem küllust tulema. Et kuidas sinul, kui sa praegu vaatad nende kuude jooksul, et kuidas küllusega lood on ja siin ma ei mõtle ainult rahalist küllust, et siin ma mõtlen ka tähelepanu, armastust, võimalusi, kingitusi. Kuidas sellega oli? Nagu siin alguses sai mainitud, et mul oli siin majanduslikult suhteliselt rasked ajad, siis pärast neid rahamagneteid näiteks, või ma arvan, et kogu see kompott koos, kui nagu oskad küsida ja sulle antakse esiteks siis, ja siis selle nagu natuke vabaks laskmisega ka, et tuleb lihtsalt vabaks lasta. Ma siis lasin natukene vabaks. Ja tegelikult hakkasid asjad nagu voolama küll. Et hakkas nagu huvitavate imenipikestega küllust minu poole voolama, hakkas armastust minu poole voolama, hakkasid nagu kuidagi kõik asjad hakkasidki voolama. Et see on nagu mingisugune, see on nagu ahelreaktsioon. Et kui üks asi kuskilt natukene saab, jaa, täpselt, üks asi saab nagu mingi nihke sisse ja siis kuidagi nagu kõik hammasrattad hakkavad liikuma. Ja siis minu see kõige suurem probleem seal selles rattas siis see seksuaalne pool, see täpselt samamoodi. Et see on nüüd ilmselt natuke suurem hammasratas, et vaja natukene ikka tõugata, onju. Aga jaa, ei krigise enam. Jaa, juba väike õli peal. Väga lahe, et jah, kõik ongi siuke holistiline seos ja
ja sul oligi ka, et sul tuli ka päris palju sihukest ootamatut rahalist küllust päris mitmest kohast ja allikast, et sa isegi ei oodanud ja siis need asjad hakkasid nagu voolama, et see ongi, et kui seesmine harmoonia on olemas, siis noh, mina usun ka seda tõesti, et raha ongi tõesti, et talle meeldib rohkem nagu magnetina tulla sinna, kus on see tõmbav energia, kui see, kus on siis tõesti nagu noh, enamus inimesi räägivad, et raha kogu aeg ei ole, raha ei tule või seda ei ole või ma ei tea, mis iganes ja siis noh, ongi, sa oled teinud rahast või ka küllusest enda elus siis nagu vaenlase ja noh, kes tahab tulla sellise energia peale, kus sind kogu aeg ära lükatakse, ei taha ju ja raha ja küllus on ka energia, et kui sa teed selle nagu energia kutsuvaks, siis igasugune küllus tahab tulla Kärdi juurde. ja siis sulle rõõmu luua ja perele ka juurde tuua, nii et väga vahva, et seda oli küll väga tore kogeda. Nüüd üks lisaasi siis on meil siin igakuiselt ma annan personaalselt, mõned asjad on ka sellised, mis olid siis kõigile proovimiseks julguseharjutused ja julguseharjutuste siis peamine mõte ongi see, et inimest natuke oma mugavustsoonist välja saada, panna või inspireerida teda siis tegema midagi niisugust harjumuspäratut ja tavaliselt on need väga ebamugavad ja eriti Eestis, sest need on väga niisugused sotsiaalsed situatsioonid ka tavaliselt, mida ma siis välja toon ja väga paljud ei teegi või ütleme, võib-olla enamus neist harjutustest või võib-olla 1-2 teevad ja nad ei saa nagu üldse aru, et mis point on. Sina nüüd võtsid ikka täiega härja sarvist ja põhimõtteliselt ükshaaval tegid kõik ära, et mis sa nende julgusharjutuste kohta kostad? No ma ei ole just selline inimene ka, kes lööks nagu nii hullult risti ette selles mõttes, et julgusharjutused, need on nagu kirstordil. Kogu selle programmi juures see on nagu kõige põnevam osa, et minna sinna mänguväljakule kiikuma näiteks. Nii lihtne, mine lihtsalt ja tee. Aga hästi põnev oli nagu seal grupis, Facebooki grupis ka jälgida, kui rasked mõned asjad nagu teha on. Et isegi kui minu jaoks oli niimoodi, et mis ära ei ole, ikka ma käin mänguplatsil ja mängimas ja kiikumas ja mida iganes on ju karusselliga sõitmas, siis kuidas nagu mõne inimese jaoks see täielik väljakutse. Et nagu juba teisi oli hästi nagu põnev jälgida selles mõttes. Ja mingid julgusharjutused, mis ma ise endale juurde mõtlesin. Et näiteks järve peal jääle minek. Elu seeski ma ei ole usaldanud minna kuskile jää peale, mis on veekogu peal. Ja kui ma selle lõpuks ära tegin, issanda püss, kui uhke ma iseenda üle olin, täitsa lõpp lihtsalt. Üle selle järve saavastega, nii äge. Mingist sekundist nagu üldse ei mõelnud ka enam, et see oli nagu tõsine, totaalne eneseületus minu jaoks ja kokkuvõttes nagu hästi äge. Et see ongi, et sa kõnnid hirmust läbi, et see ei jookse enam tema eest ära ja see kohe tõstab energiat, tõstab sinu enesekindlust ja ongi nagu niisugusem julgem, muretum tunne. Sa mainisid korraga siin nüüd seda 4 kuu teemat, et väga paljud ka, kes võib-olla niisuguse hurraaga peale lendavad, sa vaatad 4 kuud nagu no way, on ju, et see on ikka too much, too long, liiga pikk, on ju, et mis sina selle kohta ütled, et kuidas see ajaliselt sinu jaoks toimis? Ja ma mõtlesin alguses täpselt samamoodi, et 4 kuud, et ei tii, et täitsa lõpp lihtsalt umbes nagu pool elu. Aga tegelikult see läheb nii kiiresti ju mööda. Hops ja siis kogu aeg, kui sa ise seal sees veel oled ja mõtled ja tegeled ja teed, siis aeg kui selline, see on nii suhteline mõiste. Kui sa ootad midagi, aeg venib. Kui sa tegutsed, siis aeg nagu jookseb lihtsalt käest ära. See programm täpselt samamoodi selles mõttes. Ja 4 kuud tõesti, see tegelikult ei ole mitte midagi. Ta on piisavalt lühikene aeg, et mitte harjuda selle najal elama. Ja ta on piisavalt pikk aeg, et midagi ikkagi, et ta nagu mällu midagi jääks. Et mingi muutus ikkagi saaks nagu tehtud. Et see ei ole üldse pikk aeg.
see on täiesti väga õige aeg. Et ongi selline ka teaduslikult on siis tõestatud, et kui sa tahad midagi muuta, siis kuskil 21 päeva on niisugune miinimum. Ja nüüd võtame näiteks kas või see hommikuminutite kirjutamise harjumus. Et kui sa nüüd oled seda teinud 4 kuud, siis väga paljudel on see kogemus, et peale seda 4 kuud ta ei taha seda enam ära lõpetada. Et ta muud moodi ei oskagi oma elu enam ette kujutada. Ja siis ongi, et selleks ei ole mingit suurt pinget vaja, et see lihtsalt tuli loomulikul teel, jäi külge. Just. Ja põhimõtteliselt küll, jah. Ma lapsena niikuinii kirjutasin päevikuid, mul mingil hetkel, ma olin selle täiesti ära unustanud. Ja siis nüüd siin oligi siin viimase kuu nüüd alguses, siis järsku mul tuli meelde see tunne, kuidas ma kirjutasin ja siis lugesin pärast veel tagant järgi, et see on nii ehe. See on nii teistmoodi ja nii õige kuidagi, et see arvutis on ikka hoopis teine asi. Ei, see ei ole üldse see. Just, väga lahe kogemus sul. Ja nüüd me rääkisime küll, et meil oli omavahel niisugune teine kokkulepe, aga kui sa mõtled nüüd see väärtus, mis on siis see tavahind sellel ajal, kui sina osalesid ja see, mida sa nagu vastu said, et kuidas sa tunned need väärtused omavahel nagu siis suhtes on? See, kui palju aega ja kui palju iseenda energiat sina, Kristal, sinna alla paned, see on tegelikult hindamatu väärtusega, sinna ei saa mingit numbrit külge panna. Päriselt ei saa. Ja see, mida sa minu ajal küsisid, see on ikka selgelt väga vähe. Ikka tõesti on selgelt, selles mõttes mul ongi nagu iseenda üle ei ole hea meel, et ma saan nagu rohkem tagasi anda. Nagu panustada ise ka sinna, et nagu midagigi nagu selle väärtuses nagu saaks tagasi teha. Et sinna ei saa summaarselt väärtust panna selles mõttes. Ei. Väga armas. Ja nüüd, kuidas oli minuga koostöö ja kui sul olid rasked hetked, et kas sa tundsid, et ma olin sinu jaoks olemas, kuidas selle koha pealt sinu jaoks oli? Sa andsid alguses väga selgelt mõista, et nii kui midagi on, kirjuta, kohe anna teada. Et loomulikult mitte iseenda une ajas sa ei hakka vastu kirjutama, eks ju, aga kohe, kui kiri on nagu patsatanud, kohe sa reageerid ja sa reageerisidki. Hästi armas ja hästi toetav. Et ma ei tea, minu jaoks väga hea kogemus. Loomulikult ma mingitel hetkedel oma seal naisekuus, sisemise naisekuus, ma ikkagi mängisin seda künnihobust ja mõtlesin, et ma saan ikka ise. Aga ei, sa oled nii olemas ja sa oled nii soe ja nii armas seal juures veel. Et see on nagu minu jaoks täiesti. Väga armas. Nii armas on, kui inimesed väärtustavad seda, et on tõesti see kahesuunaline liiklus, et see on nagu nii südant soojendav ka, et minu jaoks on alati, kui need kirjalikud tagasisidet tagasi hakkavad tulema, siis see on nagu see kirsshetk või see tipphetk nagu just, et mis on ka see minu motivatsioon, et nähagi, et vau, ja ma sain olla osaline selle inimese elu seiklustes ja iga kuu, kui need siis kirjatööd sisse tulevad, et siis ongi nagu, et hõõrud käsi kokku, et no mis põnevaid seikluseid nüüd siis seiklusjutte maalt ja merelt tuleb mulle ja ma olen olnud toeks ja suunajaks, teejuhiks ka, et nii nagu soe hea tunne. Nii, aga nüüd, kui on nüüd inimesed, kes satuvad selle info peale või mõtlevad, et okei, tundub väga hea, mul oleks ka niisuguseid erinevaid teemasid sisemiselt vaja toimetada, et millise motivatsiooniga inimesed sa tunneksid, võiksid sellisest programmist osa võtta, et mis sinu arvamus on? Kõik. Lihtsalt kõik. Selles mõttes, et ükskõik kui kaugele sa oled omast arust endaga jõudnud, või ükskõik kui vähe sa oled veel endaga tegelenud, see on siis kas väga hea hüppelaud edasiseks tegelemiseks või siis see annab kindlasti midagi sellist veel juurde, mida sa ei tea veel. Sest ükskõik, mida sa teed, ükskõik millises programmis sa osaled, eriti veel siin, see on nagu
kui sa juba tead hästi palju, siis kindlasti selle koogikese otsast on kirsike veel puudu ja see on see kirss siis. Okay. Nii et ja kui ei ole veel väga enesearenguga tegelenud, et siis võidki võtta seda nagu umbes nagu vaata kokk, et on köögis ja et okei, et see on nüüd see hetk, kus siis valime erinevaid maitseaineid, et mida me siis sinna kokku paneme ja siis hakkad küpsetama. Väga hea. Ja nüüd kellele see oleks sobiv, et kas siin on vanuselisi, ealisi soovitusi, mis sinu tunnetus sellega seoses on? Jälle kord, kõik. Selles mõttes, et okei, jah, täisealine nagu võiks olla selles mõttes, et vastasel juhul on vaja ilmselt mingit seda vanema nõusolekut, et sa midagi sellist teed, on ju. Aga muidu ei, mitte mingisugust piirangut seal küll ei ole. Ja tegelikult võiks isegi nagu juba 15-16 saada kätte siukse platvormi endale. Just 15-16 aastaselt siis mõtled? Ja. Just, et see on nii huvitav, et teie programmis peaaegu pooled osalejatest on soovitanud, et tee noortele seda. Ja tõesti, ma ütlen, et kui minul endal oleks sarnased teadmised, kogemused ja ka siis just see praktikum, et kuidas oma elu luua siis just seestpoolt välja sellisel kujul, siis kui palju draamat ja kui palju valu oleks jäänud kogemus. Ja kui palju otseteid oleks saanud võtta. Nii et selles mõttes tõesti väga hea mõte. Nüüd, kas on midagi veel, mida sa ütleksid võib-olla nendele inimestele, kelledel on, ta nüüd vaatabki, et oi, tundub põnev programm, väga oleks vaja, aga siis hakkavad tulema vabandused, ei ole aega, ei ole raha, ei ole, ma ei tea, mis iganes hädad tulevad. Mis sa neile ütleksid, et kui nüüd soov on, aga võib-olla oleks vaja väikest tõuget või boost'i, et mis Kärt ütleb neile, et mida nad võiks teha esimesed 3 asja? Mul lõi pähe praegult ainult üks asi, et kui mitte nüüd, siis millal veel? Et nagu, mida me ootame? Just, et miks edasi lükata head elu? Absoluutselt, mitte kunagi ei ole liiga hilja midagi teistmoodi hakata tegema. Miks mitte nüüd? Just, täpselt, väga hea. Nii et sellega võtamegi tänase seikluse kokku. Aitäh sulle, armas Kärt, oma kogemuste jagamise eest ja ma olen sulle väga-väga tänulik, miljon astmes miljon ja igas vormis ja ma tean, et sul tuleb palju põnevaid seikluseid ja kes teab, võib-olla seikleme varsti koos muul moel ka ja palju-palju edu sulle kõiges, mida sinu mõte või käsi puudutab. Ja, aitäh! Aitäh!